Eestis on ajad, kus me oleme iga päev, iga sekund ametis sellega, et me tasalülitame kurjust. Tänase tunni materjali autoreid on 3, Inga Raidtar, Hannes Võrno ja Hendrik Toompere. Ja miks mul praegu kohe on taustaks Frank, sellepärast, et ma paluksin väga, et te läheksite seda vaatama nüüd pühapäeval Märjamaal, Pärnus, Tartus, Tallinnas pidevalt mängukavas. See on julmalt südamlik, erakordselt ehmatavalt helge film. Väga soovitan. Kolemeest mängib meie põlvkonna kõige kaunim Oskar Seeman. Ja ta mängib seda niimoodi, et palun tehke endale teene. Seda filmi vaadates naised on leebelt liigutatud ja mehed nutavad. Yeah. Kuna meie enda riik on nii tohutus puselemises kõikvõimalike kurjuse ilmingute ja tasandite tagasi pööramisega, ümbertegemisega, puhastamisega, on meid kõiki nii ühtviisi puudutav kui ka siis teistpidi ehmatav ja ohustav meie illuminaatide kavatsus saata Ukrainasse heidutussõjaväkke Eesti noormehi, mis on sõna otseses mõttes õrritamine, sõja reaalne kutsumine koju. Loomulikult, kui meid kõiki sel kombel täiesti otseselt ohustatakse, siis meie arvamusliidrid võtavad sõna. Inga Raidtari tütre isa on elukutseline sõjaväelane. Hannes Võrno on ohvitser ja Hendrik Toompere on niisuguses eas inimeste isa ja õpetaja, keda väga otseselt see hull idee 2 hullu vahele toppida meie poisid puudutab. Inga Raidtar, mul on au olla tema kursuseõde ülikooli ajast, kirjutas avaliku kirja Kristen Michalile. Meie naudime õige kirja teemat ja kirjutame oma suhtumisest meie meeste saatmisse. Heidutusväkke, seda on küll tagasiulatuvalt silutud, et alles siis, kui on kehtestatud vaherahu, kas keegi meist usub ühtegi ida poolt tulevat sõna või kas ükski nende vaherahu on maksnud või tsaari ajal nad olid veel sõnapidajad, aga see, mida Stalin ja Mongoli Ige on suutnud teha selle slaavi rahvaga, on kahjuks igasuguse nende sõnakaalu elimineerinud. Selline võõrsõna tuli. Avalik kiri Kristen Michalile. Mõrvale ässitaja kannab täit süüd mõrva eest. Selles võttes meie paberi peal on topelt pealkiri, et ma panin ülespoole tööülesandeid ka. Ja see alumine on siis praegu Inga pandud pealkiri, mis tähendab, et pealkirja lõpus punkti ei ole. Ei ole. Raamatu pealkirja lõpus, filmi pealkirja lõpus, üheski pealkirja lõpus punkti ei ole. Kuulsin eile raadiost, et meie peaministritooli täitja, räägin kaasa, mul ei ole õnnestunud kuude kaupa meie kooli 100 inimestele meelde jätta, kes on meie peaminister. Nii et peaministritooli täitja lubas kellelegi kusagil piiri taga
panna ohtu 50 kuni 250, 50 kuni 250 Eesti. Me teame, kui me ärritunult kirjutame, kui mõte jookseb sõrmedest ette, juhtub mõndagi, paneme siia I, Eesti. Ja võib olla vabalt väikese tähega, sest kui Eesti on omadussõna tähenduses, siis ta väikesega on. Emotsionaalselt ei tahaks, faktiliselt võib. Mis õigusega ta seda tegi? Koma jääb selgusetuks, sest riigi kodanike elud ei kuulu valitsusele. Me teame, et paljud inimesed lähevad sõjaväkke tegevteenistusse iseäranis missioonile selleks, et teenida raha. Minu eelmise talu ostis palgasõdur, kes tänu oma 16 aastale missioonidel sai KredExi tuge pangalaenu abiga kodu ostmiseks. Lisame, et meil on hetkel väga vähemusvalitsus, see on tore sõna, sest viimaste 2 i-d ja viimaste uuringute kohaselt toetab A koalitsioonierakondi kokku 21% riigialamatest. Me sinuga vist ei toeta. Aga see enesekeskne ja häälekas vähemus on otsustanud suruda läbi jõhkralt vägivaldse otsuse. Otsuse saata oma poliitmängude tõttu otsesesse surmaohtu kuni 250 nendega samasugust inimolendit. Ilma küsimata, kas neid võimule valinud rahvas on sellise verise tehinguga nõus või mitte. Naisena, kelle mees on vastu oma tahtmist osalenud otseses sõjategevuses võõras sõjas, küsin teilt, Kristen Michal, see on meie peaminister. Ja miks ta 2 koma vahel on, sest lause liikmena on ta meil ütel. Sellest tuleneb siis see esimene koma ka. Küsin teilt, Kristen Michal, kas te üldse kujutate ette, mida tähendab sõda? Kas te olete ärganud paljudel järjestikustel öödel armsa inimese košmaar unenägude peale, kus ta taas kogeb surma ja õudust, mida pidi sõjaväljal üle elama. Me oleme näinud filmides, kuidas sõjast tulnud meeste naised on aastaid veel sõjas, sest see jääb, see ei lähe üle. Ja ära küsi sõjas käinud mehelt, kas ta on tapnud. Ta võib olla saunas, ütleb läbi lilled, et mul oli valida mina või tema. Ja ta ütleb, et me ei loe neid sadades, ikka tuhandetes sa saad aru, kuhu sa saadad inimese, kes on sündinud Eestisse ehitama, armastama, lapsi saama ja kasvatama, mitte võõras sõjas kedagi millegi pärast tapma. Mis toimub? Kas kujutate ette, mis toimub tegelikus sõjas, mitte vabatahtlikul palgasõduri missioonil käinud meeste psüühikas? Kas teate, et suur osa neist ei saa kunagi enam endiseks ja nende närvikava jääb eluajaks häirituks? See eluajaks võib jääda siia sõnana, kusjuures parem oleks tegelikult kogu eluks. Ingal on õigus öelda eluajaks. Võime öelda ka eluks ajaks. Kas teate, paneme küll, siin ei ole valida. Kas teate, kui palju on mehi, kes ei oska enam rahu ja pereeluga suhestuda,
sest sõda on nende sisemaailma sõela põhjaks lasknud. See on sama nagu vangis käinud mees, päris selliseks, nagu ta sündides kõige vägevama poolt teda luues mõeldud oli, ta ei saa tagasi. Samuti ei saa perevägivalla ohvrid mitte kunagi tagasi endiseks. Mis õigusega soovite? Võtame tee ära, sest muidu tekib meil tete. Me ei teteta ja ei memmeta, ehk siis, mis õigusega soovite sellist saatust sadadele oma rahvus- ja sookaaslastele? Kas tõesti arvate, et propaganda üritusel sinililleke rinnas, siia paneme komad ka, propaganda üritusel, sinililleke rinnas, heroiseerida, ehk siis kangelaslikult demonstreerida, vabatahtlikult hästi makstud palgasõduri ameti valinud mehi, olete teinud midagi nende sandistatud psüühikaga noorte meeste toetuseks. Seal sõjas, kuhu te nüüd plaanite meie poisse saata, lõppes liitlause sees olev kiil, pealause, mis tingis tagumist on seal sõjas käivad reaalsed tapatalgud, mis on tänaseks võtnud mõlemal, kirjakeelne väljend, mõlemal sõdival poolel kokku üle 1 miljoni noore elu, pluss naised, lapsed, vanurid. Kas Eestis ilma rahvalt küsimata sinna sunnitud maksimaalselt, olgu lühend, 250 noort elu muudab selles hakklihamasinas toimuva balanssi. See võib hoopis muuta meie kodumaal toimuvat, sest saates tegevväelased võõrasse sõtta teete tee maha, teete selle sõjaga meie kõigi omaks viisil, mis lubab meie naabril, kelle agressiivsusega oleme inimesi 3 aastat hirmutanud ja ähvardanud, meid tegelikult rünnata. Taandrida, et ei läheks tapeediks, et selles kohas, kus algab uus mõte või pöörang sama mõtte käigus, oleks liigendus. Saate aru tegelikult ka kogu oma arsenaliga. Ehk siis siin võiks olla ka kas ees, aga liigendab pisut jäigemalt. Ehk siis kas te annate endale aru, et seda otsust tehes kutsute tee maha, kutsute tõepoolest sõja meie kodumaale, mis annab teile selleks õiguse. On teil soov minna ajalukku mehena, kes oma poliitambitsioonide tõttu päästis lahti oma rahva veresauna? Sõda ei ole, siis Michal seda ei tee, ikka kõrgemale vaatame. Purustuse jõel on kallas 2 pool. Sõda ei ole poliitiline strateegia, mäng turvalii. Meil on mitu i-d juba pandud, Inga su klaviatuuril i-ga on mingi kamm. Turvalises kabi, netis. Puru võib all olla, mul ka mõnikord on. Sõda on surm, valu, veri ja häving. Tegelikult pole üheski sõjas võitjaid. Mis eristab sõda sarimõrvast? Mõrvar tapab inimese ja mõistetakse süüdi kuriteos. Poliitik saadab 250 noort meest mõrvatut saama, mitte tema poolt maailma toodud elu kaotama. Mõrvale ässitaja on seaduse kohaselt mõrva kaassüüdlane, kas soovite olla sadade või ka sadade tuhandete
mõrvade kaassüüdlane oma kodumaale sõda ässitades. Ärgake ometi, Kristen Michal, me jagame lause 2. Ärgake ometi, Kristen Michal, hüüumärk ja algab uus lause. Äkki ärkas, äkki loeb. Ja uus lause suure tähega. Katsuge aru saada, et see pole süütu virtuaalmäng, mida te eilse uudise kohaselt alustada püüate neil 50 või 205 10 noorel mehel on õigus elada normaalsete, tervete, peret luua suutvate. Muuseas, peret luua suutvate võiks olla 3 sõna koos ka, aga õudselt raske oleks lugeda, jääb nii. Peret luua suutvate ja uusi lapsi tegevate riigi jätkajatena. Sulev Uus laikis just meie fotosid, meie kursuse juhendaja. Õigus kaitsta rahu oma kodus, mitte pageda võimuhulluse, üks sõna, muidu oleks võim hull, aga võimuhullus on umbes sama nagu jälitamismaania diagnoos. Võimuhulluse eest mis tahes riiki, mis tahes tööd tegema, et ellu jääda, nagu pagesid tuhanded Ukraina noored mehed. Mitte ainult Ukraina, teised slaavlased ostetud passidega ka. Rapla tänava pildis kena vaadelda. Kõik me vastutame kõigi oma tegude tagajärgede eest. Enda sarnase inimese tapmine on inimtsivilisatsiooni, 1 O on liiast, 2 O-d piisab küll, tsivilisatsiooni algusest peale olnud kuritegu. Käsutada teisi, enda sarnaseid inimesi, muidu on inimesi tapma ja tapetud saama on mõistuse vastaselt kuri tegu. Äkki vaatate peeglisse ja küsite endalt, kas olete valmis saama osaliseks mõrvades, Kristen Michal. Ma võin kinnitada, et Inga tekst kõnetas inimesi väga. Mind kõnetab hingetõmbepausiks sattus ette Florian Vaali peatselt olev kontsert, see on Rummu karjääris, öökontsert 6. juunil ja mul on väga suur lootus sinna minna koos Floriani isa Tomi Vaaliga. Saagu nii, ma nii tahan. Siis me peame nentima, et sedavõrd, kuivõrd meeldis Inga tekst, tekitas Hannes Võrno tekst, mis nüüd järgmiseks tuleb meil. See tekitas pigem pahameelt, kes sul lubas Riigikogust ära tulla, kes sul lubas kaitsevägedest ära tulla. Võrno sai üsna kõvasti killadi-kolladi. Ma olen üritanud 5 tundi juba osata lugeda, kas tekst, mille Hannes äsja avaldas, on noorutseja, voorutseja või moorutseja, kõik on võimalik. Niisiis, Hannes Võrno räägib meile, ole suurem sõber. Peatselt on ta muuseas oma komöösega siin Rapla lähistel ka, koos Anne Paluveriga, aga tekst on kurb, karm, ai. Kui valitsejad hõikavad, et Eesti saadab oma sõdurid Ukrainasse, tasub vaikuse sees küsida ja me paneme Hannese tehtud lause jutumärkidesse. Siis on see otsene kõne, jutumärgid eesti keeles algavad alt. Ja meil on siin 2 varianti, kas teha mida väikeseks või teha kogu sellest lausest otsene kõne. Mida see tegelikult tähendab? Mina tean.
sest olen olnud seal, mitte Ukrainas, vaid seal, kus otsused lõikavad elust läbi, kui oled sõdur. Mul on kogemus Eesti kaitseväest ohvitserina. Me võtame sealt 2 sõna vahelt koma ära. Eesti kaitseväest ohvitserina. Ma tean, mis jääb strateegilise kommunikatsiooni ehk stratkommi. See on väga nõukogute moodi kõik need pikad sõnad lühikeseks teha. Stratkommi pressiteadete ja tähtsate nägude taha. Seal taga on inimesed veri. Seal taga on sõdur, kes sõidab, sest kästi ja pere, kes jääb ilma selgituseta. Me lisame siia sõna tema, sest meil on jutuks selle sõduri pere, järelikult me paneme sinna lisasõna tema. Ja tema pere, kes jääb ilma selgituseta, seal taga on hirm, mida tuleb varjata enesekindluse maskiga ja väsimus, mida riik ei märka. Kui kompanii jagu Eesti mehi ja naisi, meil on praegu tegevväes päris palju naisi, esimene naissoost ohvitser oli Anu Pahka. Tema on nüüd litsentseeritud, tituleeritud ja üliäge. Šamanjanka. No nii, rahvusvahelise koostöö raames, siis ei ole see lihtsalt logistikapunkt mõnes NATO paberis, see on reaalsus. Ja selle kõrval on Eestis 10 000 sõjapõgenikud, kellest paljud on väejooksikud. Ehk siis Hannes räägib nüüd nendest toredatest, kes on meil siin Raplas poes puhtas vene keeles hästi makstutena millegi pärast millegi eest lükkamas delikatessikärusid. Ukrainlase tunned ära selle järgi, et ta on väga kiiresti üsna palju eesti keelt õppinud, poekassas püüab rääkida teiste inimestega eesti keelt. See teine ei hakka mitte kunagi eesti keelt rääkima, tema on siia infiltreerunud selleks, et ühel hetkel, kui palju on meil venelasi, kust nad siia said. Lubage mäletada, milline oli Rapla enne sõda. Inimesed, kes oma kodumaad ei kaitsegi ega loomulikult, kui ma näen oma kodu juures järve ääres lastega Ukraina meest, ma ei ütle talle, mine koju sõtta saa surma, su lapsed kasvavad vabalt ilma isata. Ei ütle, aga mõtlen, mida mina just mõtlen. Hannes ütleb, ja kellele makstakse siin rohkem kui Eesti kaitseväelased perekonnale? Küsimärk. See on retooriline küsimus, sellepärast, et me jätame õhku küsimuse abirahadest, millega peetakse üleval väejooksikuid ja meie kaitseväelasi, kes tegelikult üldse mitte suure palga pärast lähevad missioonile, kus palk on suurem. Money talks, bullshit walks, see ei ole väärikus. See ei ole õiglus, see on mõnitamine. Meil ei ole vaja rohkem sõnumit. Meil on vaja rohkem tõtt ja tõde on see. 2 korda see kõrvuti ei ole väga hea. Me võtame tõde on see ja teise see pärast koolonit. Saadame sõtta. Ja tõde on see, sõdurite saatmise otsus ei teeni Eesti rahva huve. See teenib parteilisi ambitsioone, mida Inga nimetas poliitambitsioonideks, personaliarvestust ja isiklikke välispoliitilisi CV-sid. Siis minnakse ülikõrgele kohale ja saadakse päris palju piinlikke hetki nautida Brüsselisse. See on küüniline ja julm ja selle vastu tuleb rääkida ausalt.
aitäh, Hannes. Ja kolmanda teksti tulistas Hendrik Toompere. Meie kohtusime Hendrikuga viimati Varangu põllu peal. Hendrik mängis rolli filmis Igitee. Annila Matila Röör Productions, mina tegin hobutööd seal põllu peal. Patsidega tüdruk olin, haldasin 18 hobust ja Hendrik Toompere praegu selle teksti kirjutas loomulikult mitte Igitee filmi rollis, mis oli kohutavalt hea film, mis võitis kõik võimalikud auhinnad ja rääkis petetud Karjala Ingeri rahvast, kes sattus hakklihamasinasse. Lapsed, naised, kõik. Hendrik Toompere küsib ja ta küsib versaalis ehk siis suurte tähtedega, et tõmmata sotsiaalmeedia üldises infovoos tähelepanu. Näe, paneme Hendrikule südame siia ka. Põmm. Kusjuures profiilipilt on 11 aastat vana. Me saame kõik aru, et kogemusi on vaja, sest kui äkki tuleb sealt ida poolt üks, ma tean, telefoniga on jube vastik ÜD teha, eriti kui sõrm on kuiv, me teeme paberi peale ikka Y asemel. Üks drooniparv ja 7 aastaks hävitab kõik põllud ja põllupidajad. Selle lause lõppu sobib väga hästi 3 punkti, sest vaadake, ta on küsimus. See lause on niisugune õhku jääva otsaga, aga mis siis, kui seda ütleb realist ja pessimist, optimist ütleb selle koha peal vaatamata sellele, kui. Aga me oleme realistid, nii siis paneme 3 punkti. See on õnnis hetk, kui me saame siis edasi mõelda, mis siis saab, kui need droonid tulevad konkreetselt Kuusiku, kus meie elame, on lennuvälja kõrval. Lennuväli õnneks on aastakümnete jooksul pärast Nõukogude okupatsiooni taandunud suuremat sorti põlluks, kus harrastatakse langevarjuhüppeid ja purilende. Aga ikkagi 3 punkti. Jah, on suure jotuga, sest see on lause algus. Jah, me oleme 700 aastat olnud piir tsiviliseerituse ja metsluse vahel. Punkt. Eks siin peab härra Toompere silmas ka mongoli tatari vägesid, kes on meist koos slaavlastega, rootslaste, taanlaste, sakslastega edasi-tagasi üle kõndinud. Mis on praegune prognoos, me tõenäoliselt saaksime selle negatiivse programmi käivitumise puhul kogeda uuesti Põhjasõda. Põhjasõja tunnus oli see, et kõigepealt tatsati üle Eesti põldude ühtepidi, et siis rootslane kõndis kappadi Vene poole. Siis kogus venelane ennast kokku ja pani üle Eesti uuesti kappadi sinnapoole. See kestis 10 aastat. Selle 10 aastat sees oli 4 aastat ikaldust, ehk siis meie praeguse chemtrail triibu taevaga ülilihtsalt tekitatav olukord, et süüa ka ei ole. Ja tol korral lisaks tõid eurooplaste sõdurid oma riiete ja jalanõudega kaasa katku. Katkusid meie ajal tehakse nagu demutooteid laboratooriumis ja tehases. Nii et lasta meile kaela edasi-tagasi trampivad väed koos viiruste ja toidupuudusega. Meie inimesed ei ole enam harjunud toitu ju kasvatama. See on tõesti kena. Miks Stoicescu ja Saks prognoosivad sellist edasi-tagasi kütmist? Sest kõigepealt üle Eesti minna Vene vägedel on nips 1 päev ja tehtud.
Siis ärkab NATO, korjab ennast kokku ja hakkab siis vastu suruma kappadi sinnapoole. Siis venelane otsustab, et oi, nüüd me oleme NATO-ga sõjas. Ja selleks, et võtta Poola, paneb uuesti kappadi üle Eesti. Äge! 21. sajand on meil, teate jah? Aga nii käitudes oleks see arutu, koma, mitte punkt. See annab Venemaale, nii nagu Ando Kiviberg, Saks ja paljud teised sõjast kõnelejad kipuvad kirjutama sihilikult Venemaad väikese tähega. On seda teinud ka Toompere ja muu käsi ei tõuse seda Venemaad suureks tegema, ametlikult peaks. Andku Vene sõbrad andeks, meie suhtumine jutuks tegelikult on moskoviidid, üks pisikene käputäis, üks väga väike linnriigi suurune tuts ümber Kremli, mis on vallutanud ja hävitanud Siberi rahvad, meid, pool Euroopat oli aastakümneid selles moskoviitide võrgus. Ja mu käsi ei tõuse seda veetähta suureks tegema, sorry. Rünnata on igatahes üüga. Mõistlik suure tähega oleks neid mehi, kes ka ilmselt on ise asjast huvitatud, nagu ehk meiegi, saata nii, et mitte keegi ei identifitseeriks neid kui sinimustvalgeid sõdureid. Hübriid algab suure tähega ja hübriidsilt on üks sõna, hübriid ühtlasi on üüga. Nii et me saime ühte sõnna 3 parandust. Hübriidsilt, suure tähega, üüga ja liitsõna ka. Oleks kasulikum koma. Kindlasti pole vaja lihtsalt sõtta astuda. Suure tähega S, suure S-iga C täpsemalt. See, et peamised ministrid tahavad oma poliitilises karjääris Euroopas, vaat see on küll suure tähega. Egas nüüd see, et me Brüsselile nii lollakalt allume kõiges, ei tee Euroopat väikeseks, kohe on tema sünnipäev ka. Euroopas oma jalajälje sisse vajutada ei ole Eesti rahva huvides. Suure tähega teid, näe, ka tema pöördub tegelikult peaministri tooli täitja ja teiste huvitavate sidemetega käsutäitjate poole. Teid ei ole selleks valitud. Riigikogu, ärge laske kiskuda meid kellegi isiklike huvide pärast provokatiivselt sihtmärgiks. Hüüumärk, mehed, põhjus lihtne. See on käsk, palve, soov, hüüdlause, lõpeb hüüumärgiga. Sünge ja ma panen selle sünguse tasandamiseks natukeseks mängima oma vanima poja eelviimase uue loo, päris viimane oli Tehnojenka. Elektroröövli pealik Rinaldini on võimas. Kirikukelladega hääbuv. Minu pojad on kutsealuste eas mõlemad. Tänan, et sõda Eestisse mitte iial ei tule.
Miks oli selle tunni lõpetuseks just see lugu hea? Vaadake, seltsimehed, daamid ja härrad. Ma meenutasin endale Lennart Merit praegu. Vaadake, lugu on selline, et kui sõda praeguse tehnoloogia puhul meist üle käib, siis me olemegi koopas oma tamburiiniga. Sel lihtsal põhjusel, et me oleme siis tagasi juurte juures keskajas. Kedagi ei ole röövida, sest kõik on surnud. Nii ei lähe. Lehva. Aitäh.